Tere taas! Kuna eelmistes videotes toonitasin korduvalt informatsiooni olulisust BIM-mudeli puhul, siis järgneva videolõigu pühendan täielikult infole ja infosisule, mis ennast 3D-kujutiste taga peidab. Ühesõnaga on mudelis kirjeldatud inforidadena mudeli elementide omadused ning elementide mahuinfo. Ja see annab meile omakorda võimaluse nii omaduste kui ka mahu järgi elemente filtreerida või sorteerida, kuidas iganes me seda nimetada soovime. Ning kõige lõpus näitan ka, kuidas moodi filtreeritud, sorteeritud elementide vaateid salvestada, et neid oleks ka teinekord võimalik vaadata. Selleks avame taaskord tuttava mudeli, Maleva tänav 18, ning selgus huvides valime juba eelseadistatud ehituskonstruktsiooni ja ventilatsiooni mudeli. Klõpsates siin erinevatele elementidele näeme me, et siia tekib siuke i-tähe märk ning selle i-tähele klõpsates ilmuvad nähtavale inforead, mis kirjeldavad seda aktiivset elementi. Näiteks on siin elemendi alumine kõrgusmärk, ülemine kõrgusmärk, faili nimi, aga ka elemendi nimi LP tähendab laepaneeli, tõenäoliselt materjal, profiil, pikkus, laius, kõrgus, ruumala. Ma isoleerin selle elemendi ära. Ruumala puhul tasub tähele panna, et õõnespaneelide puhul ruumala on betoonosa ruumala ning õõned on siit välja arvestatud, sellepärast ei vasta see ruumala pikkus korda laius korda kõrgus. Kaal, net surface area ehk et neto välispindade pindala, sellega mõõduga peab ka ettevaatlik olema, sellepärast et neto pindala tähistab õõnespaneeli puhul ka kogu välispindala, aga ka õõnte sisepindala. Ehk et see ei ole valemõõt, aga lihtsalt sellega võib-olla ei ole alati palju peale hakata. Aga ka põhjapindala on olemas ning korrus, mitmendal korrusel antud element asub. Tulekindlus ka vahel võib olla oluline. Mis meil seda infot vaja on? Jah, teda on hea vaadata, aga teisalt on võimalik ka selle järgi elemente sorteerida, filtreerida programmi keeles. Ning kui mul on avatud see inforida ja minnes inforea peale, siis ma näen, et siia tuleb väike siuke filtri märk. Ja ütleme, et ma tahan üles leida kõik elemente, mille profiil on HCE 220. Vajutades siia filtrile kaovad kõik ülejäänud elemendid ning alles jäävad ainult HCE 220 paneelid. Kui ma nüüd tahan näiteks näha, millised HCE 220 paneelid asuvad 6. korrusel, siis ma rakendan siit järgmise filtri, 6. korruse filtri ning alles jäävad ainult 6. korruse paneelid. Äkki ma tahan veel ka 3. filtri lisada, pikkuse filtri. Ma tahan teada, millised elemendid 6. korrusel on profiiliga HCE 220 ja pikkusega 5140. Lisame ka 3. filtri ning alles jäävad ainult nimetatud pikkusega elemendid. Ning nüüd, kui ma tahan seda sama vaadet kellegi teisega jagada või teinekord ise nutiseadmest samasugust filtrit kasutada, siis on mul võimalik siit hammasrata märgist klõpsata lahti aken ning salvestada juba valitud filter. Anname sellele nimeks paneelid HCE 220
6. korrus. Pikkusega 5140. Ning antud filter mulle siia tekkis. Kui ma lähen nüüd tagasi üldvaatesse ning soovin valitud filtri taas käivitada, klõpsan siia peale ning selline vaade mulle tekkis. Olgu öeldud, et antud filtreerimine ei tööta vabavaralises Taluxi nutiseadme rakenduses. Ehk et need filtreerimised on mõistlik ilusasti soojas toas arvuti taga ära teha, juhul kui on soov midagi platsi peal spetsiifilist vaadata. Selliseid sorteerimise võimalusi infosisu meile annab. Võime teha ka ühe hästi kiire teise näite. Meil on siin olemas ventilatsioonitorud. Ventilatsioonitoru lõpuelement. Klõpsame siia info peale. Saame teada, et tegemist on väljaviske otsikuga ja see on toodetud Lindabi poolt. Tahame näha, millised elemendid antud majas on veel Lindabi toodetud. Klõpsates filtrile jäävad alles siia teatavad elemendid, mille info väljas sisaldub tootja Lindab. Sellega info poolest kõik.